tere! Olemegi jõudnud nüüd oma 3. mooduli viimase videoloenguni ja tänaseks teemaks on väitluskunst. Miks see üldse oluline on? Eks sellest saamegi tunni käigus teada. Ja kuna nagu mul kombeks on, siis ise ma ju asjadest rääkida ei oska, siis seetõttu seekord taas abiline. Seekord siis Kristin Parts, sa oled Eesti Väitlusseltsi tegevjuht ja samal ajal sa oled Speaksmart või koolitaja. Et tegelikult meil tunni alguses, kuna mul on hunnik gümnaasiumi õpilasi, kes ei tea, mida tulevikus teha tahavad või kelleks nad saada tahavad, et räägime, mis ametitega sina tegeled ja tegi, annad kellelegi inspiratsiooni. No mina peamiselt teen 3 asja. Kõige rohkem teen seda, et juhin ühte vabaühendust, Eesti Väitlusselts, mis tegeleb argumenteerimishariduse levitamisega Eestis. Ja seda ma sattusin kuidagi niiviisi tegema, et ma tegelesin ise väitlusega kooli ajal, lihtsalt huviringi raames. Ja siis ma läksin ülikooli, õppisin midagi hoopis muud, aga ühel hetkel kuidagi ma hakkasin mingeid asju kõrvalt tegema ja siis kuidagi selline vabaühenduse töö ja missiooniga töö on midagi, mis on nagu südamelähedast. Ja selle kõrvalt siis koolitan väitlusseltsi koolitusettevõttes Speaksmart ja modereerin üritusi. Ja missioon on lõpuks sama argumenteerimishariduse ja kriitilise mõtlemise levitamine. Ja selle kõrvalt, kuna ma olen tegelikult ise õppinud õigust ülikoolis ja mulle see õpetamise värk väga meeldib, et siis ma õpetan Kaalis koolis inimese õiguse valikainet ka siis 12-ndikele. Okei, siis sul on hea, siis õpetajatöö on selge, aga äkki kuna ma üritan nüüd panna kuulaja siis seisukohta, et mis asi see vabaühendus on, et see võib-olla on sõna, mida noored nii väga ei ole kuulnud. No, vabaühendus on selline organisatsioon, mis töötab mingisuguse missiooni nimel. Meie puhul on see siis missioon ühiskonnast, kus valitseb argumenteeritud suhtlus, argumenteeritud seisukoht. Ja selle nimel me töötame. Vabaühendus võib olla ükskõik missuguse missiooni nimel. Need on siis üldiselt 3. sektori organisatsioonid, mille eesmärk ei ole siis tulu teenimine, vaid eesmärk ongi selle missiooni täitmine ja seda siis erinevatel viisidel tehes. Et meie siis teeme seda argumenteerimishariduse asja, peamiselt levitame seda koolides ja ka ühiskondlikul tasandil. Siis ta on, ütleme, töö nagu töö ikka, aga see missiooni osa on seal kõrval ja kõige olulisemal kohal. Ja mulle see väga meeldib just sellepärast, et on võimalik saada väga ägedat sellist organisatsiooni kogemust, organisatsiooni juhtimine kogemust, aga samal ajal ikkagi väga tugevalt tehes midagi, mis korda läheb ja mille osas sa tunned ja tead, et see muudab ühiskonda paremaks. Okei, siis ma ise olen ka väga vabaühendust usku ja nüüd ma tahangi küsida, et väga palju vabaühendused on hädas sellega, et neil ei õnnestu nagu nii-öelda oma tulu teenida. Et sõltub sellest, kas keegi annetab või saab kuskilt Euroopa Liidust raha. Ma saan aru, et Eesti Väitlusselts on isemajandav vabaühendus või? No vot, isemajandav on keeruline defineerida, et Väitlusselts on täna haridusministeeriumi strateegiline partner, millest tulenevalt osa meie rahastust võib-olla siis kõige stabiilsem osa täna tuleb ministeeriumilt ja just nimelt sellepärast, et neid samu oskuseid siis noortes just koolihariduse kaudu arendada. Aga sealt kõrvalt ei puudu igasugune projektitöö, projekti kirjutamine, uute rahastusallikate leidmine, annetuste kogumine ja meie puhul siis ka õpetajakoolituse ja muude selliste väikeste koolitustegevuste kaudu oma tulu teenimine. Et eks see selline vabaühenduse elu on, et juhi elu on selline ikkagi rahastusallikate tekitamine ja nende hoidmine suures osas, aga selles on ka oma võlu ja oma põnevus. Ehk siis sobib töö neile, kellele meeldib väga erinevate asjadega tegeleda, et iga päev sama töö ei ole. Jah, see on küll tõsi. Aga miks see väitlemine, lähme nüüd väitlemise juurde, miks ta siis nii oluline on, et haridusministeeriumi strateegiline partner ja suur missioon, et mis siis juhtub, kui inimesed väidelda ei oska või? Viimaste PISA testi tulemuste kohaselt, kus Eestil üldiselt läheb väga hästi, me ju ütleme, et me oleme väga tublid oma haridussüsteemis ja noorte teadmiste osas, siis viimased PISA testi tulemused ütlesid, et Eestis iga 7. noor, 15-aastane noor, teeb vahet arvamusel ja faktil.
Ehk siis kui anda noorele 15-aastasele noorele informatsiooni, tekst, sisu ette, siis kui ta peab ütlema, et kas nüüd tegemist on kellegi arvamusega või tegemist on kindla faktiga, mida ma peaksin siis arvestama iseenda arvamust kujundades, siis enamus noori ei suuda seda vahet täna teha. Ja selles mõttes ka selles küsimuses me võime endale nii-öelda kiitust anda, et me oleme paremad kui keskmine tulemus maailmas, aga meie meelest iga 7 noor, 15-aastane noor, kes aasta pärast peaks minema või olema võimeline minema valima, kes kohe-kohe lõpetab põhikooli, peab tegema oma edasise elu osas järgmised valikud, meie meelest iga 7 on selgelt liiga vähe. Ja väitlus on tegevus, mille kaudu arendada oskuseid, mis aitavad noorel informatsiooni tarbida, kriitiliselt mõelda ja seda eriti tänases ühiskonnas, kus selline infoküllus, infokogus on oluliselt suurem, kui ta oli mõni aeg tagasi. Informatsiooni kättesaadavus, see, kui palju infot ma võin omandada väga lihtsasti, on palju suurem, aga samal ajal, eks ole, sellel on ka ohud, et kas ma oskan seda õiget infot üles leida, kas ma oskan sellesse infosse kriitiliselt suhtuda, kas ma tean, millist infot ma peaksin oma otsuste tegemisel üldse kasutama. Ja samal ajal, kui ma kuulan, eks ole, teisi inimesi ühiskonnas või enda ümber, et kuidas ma saan aru, kas see, mida nad ütlevad, kas see on mõistlik, kas minule esitatakse põhjendatud, selgitatud argumente, mille pinnalt mina peaks oma otsuseid tegema või minule lihtsalt räägitakse väga hästi, väga kõva häälega. Ja selle mündi teine külg, eks ole, on minu enda oskus ennast väljendada. Et 21. sajandi tööoskused me selgelt näeme ikkagi liiguvad üha enam sinna suunas, et inimene peab olema valmis ja võimeline iseennast väljendama oma seisukohta ja väitlus on selline kompleksmeetod, mis aitab nendel erinevatel oskustel areneda. Okei, aga nüüd mul päris 15-aastaseid ei ole, aga mul 10 on küll kursusel. Et mis siis, kuidas nad ära tunnevad nüüd edaspidi, et mis on arvamus ja mis on fakt, et need on ju täpselt sama mustvalge tekstiga ja seal samas ajakirja või ajalehes. No hästi lihtsustatult, eks ole, fakt on midagi, mille puhul, kui ma suhtun allikakriitiliselt ja üldse kriitiliselt, siis saab öelda, et see on kuidagi viisi tõestatud ja see on miskit, mille vastu vähemalt tänaste teadmiste järgi vaielda on keeruline. Arvamus peaks olema miski, mis on kellegi poolt välja öeldud, mis ideaalses maailmas põhineb samamoodi faktidel, aga millele tõenäoliselt leidub ka vastupidine nägemus. Ja see on ühiskonnas väga tore, arvamuste paljusus, nende kaudu erinevate ideede arendamine, lahenduste leidmine, see kõik on väga positiivne. Aga oluline on see, et kui minule presenteeritakse infot, et siis ma saan aru, et kas selle info pinnalt nüüd mina peaksin mõtlema, mida mina arvan või selle info ma peaksin omaks võtma aru saades, et see on tõenäoliselt tõsi. Ma ise proovisin ka, ma nüüd mingi siin vanas eas läksin ülikooli ja siis mingi hetk Tartus, kui olin, käisin paar korda Tartu väitlusklubis. Ja seal ju tegelikult on see, et võetakse 2 poolt ja mõlemad otsivad uniku fakte, mida presenteerida. Et mida see mulle ikkagi tähendab? Ma tahan selgeks teha, et kui mul on mingi fakt, kas siis ma saan uskuda, et minul ongi õigus? Fakt ise ei anna õigust, aga see kindlasti viib mind nii-öelda tõele lähemale, nii palju, kui meil seda tõde üldse ühiskonnas parasjagu on. Väitlus õpetab mulle oskust, mida ma nende faktidega siis edasi teen. Et me elame ikkagi ühiskonnas, kus on väga palju tõde ja väga palju fakte ja väga palju teadmisi. Ja tihti need teadmised ka omavahel konkureerivad, et on väga vähe küsimusi, milles me saame öelda, et see asi on kindel või nii täpselt on. Ja tänapäeval me elame ühiskonnas, kus ükskõik mis vanuses inimene saab sellele infole väga lihtsasti ligi. Ja lisaks sellele võib-olla tõesele infole on seal väga palju infot, mis on kellegi poolt kokku pandud, kellel võib-olla ei ole piisavalt pädevust selle info kokkupanemiseks, selle presenteerimiseks ja erinevad oskused seal taga, allikakriitilisus, struktuurne kriitiline mõtlemine on need, mis peaks aitama mulle aru saada, et millist fakti ma peaksin siis rohkem uskuma, millist fakti võib-olla vähem, millesse suhtuma kriitilisemalt, mida võib-olla kontrollima rohkem. Ja selle info pinnalt siis oma otsuseid langetama.
Okei, meil on nüüd selles moodulis eelmised tunnid olnud, üks oli sõnavabaduse teemal ja teine oli valeinfo teemal ja see järgmine tund nad peavad iseseisva töö tegema, nad peavad ühe vale kinni püüdma, kontrollima, kas on vale ja siis leidma ka mingi tegevuse selle puhul, et kas raporteerima või vastu vaidlema. Et kuidas, ma tean, et te teete Päevalehega vist, Eesti Võitlusselts teeb seda faktikontrolli. Et ütleme, Päevaleht saadab teile ilusa uudise või mõne ministri sõnavõtu. Kuidas see algus hakkab pihta, et see faktikontroll, et millest alustada, et kõlab nagu liiga hästi, liiga imelikult või kuidas sa ära tunned, et mida kontrollima hakata? Esimene asi, mida me teeme, on seesama fakti ja arvamuse eristamine, et faktikontroll, mida teeb Väitlusselts Päevalehega koostöös, kontrollib ainult fakte, ehk siis ainult konkreetseid faktiväiteid, kus on kirjas mingisugune asi, mis peaks justkui olema kindel. Et me ei kontrolli kellegi hinnanguid, et mulle tundub, et majanduskasv on toonud meile selliseid ja selliseid kasusid või et minu meelest immigratsioonil on palju häid või halbu külgi. Sest et neid on väga raske kontrollida, sest tõenäoliselt natuke on teda ühelt poolt ja natuke on teda teiselt poolt ja see nõuaks oluliselt suuremat ressurssi ja oluliselt teistsugust väljundit, kuidas seda hinnata. Ehk siis meie kontrollime faktikontrolli raames fakte, näiteks, et eelmisel aastal tuli Eestisse sisse nii palju immigrante, majanduskasv oli selline protsent, mis iganes seda laadi. Ehk siis esimene asi, mis me teeme, me katsume aru saada, et see, mida me kontrollime, oleks faktiväide. Ja siis meil on erinevad sellised faktikontrolli standardid, mis on ka rahvusvaheliselt üsna sarnased teiste organisatsioonidega, kes maailmas faktikontrolli teevad. Vajadusel küsime allika käest, kui me ei tea, millele ta viitab või ei ole kuidagi aru saada, kust ta sellise fakti võiks leida. Ja siis kontrollime erinevate allikate kaudu. Üldjuhul on reegel, et vähemalt 2 erinevat allikat peaksid siis sellele tulemusele viima. Ja faktikontrolli eesmärk ei ole tingimata öelda, et alati on otsus vale või alati on otsus, et keegi on nüüd teinud valesti. Et faktikontrolli eesmärk on ka olla selline nagu valvekoer, mis väga toredasti võib vahepeal ka öelda, et näed, poliitik väga hästi tegi, väga õige fakt, väga asjakohane, hästi viidatud ja see on ka osa sellest tööst. Et selles mõttes me küll hindame kriitiliselt ja vaatame, et päris iga fakti me võib-olla ei võta kontrollida, aga meie puhul alati ei ole see eesmärk see, et see nüüd kindlasti peab olema vale, muidu me seda üldse ette ei võta. Et ta võib ka olla õige, lihtsalt üllatav. Jah, just. Ja eks seal on natuke sellist subjektiivsust ikka, et mis siis nagu kontrollöride ja erinevate osapoolte meelest siis võib-olla selline nagu oluline fakt parasjagu on, et me ikkagi hindame seda, et miks me just parasjagu sellist fakti kasutame, et kas see on mingil ühiskondlikult olulisel teemal, kas see on just nimelt väga üllatav, kas see on midagi, mis peaks inimesi kuidagi ekstra mõjutama, ehk siis me sellist olulisuse kriteeriumit ikkagi rakendame. Aga taas kord, et tingimata ei pea kõik olema vale, lihtsalt oluline on see, et või miks maailmas üldse faktikontroll ju tekkis formaadina, et ega ta ju ei tekkinud siin meie käes, ju tekkis ju peamiselt sellepärast, et nähti, et üha rohkem poliitilisel tasandil üle maailma kasutatakse fakte, kasutatakse erinevaid teadmisi, mis peaksid inimesi mõjutama, aga vahel juhtub nii, et võib-olla mõni poliitik ei ole enne kontrollinud, et kas see tema fakt vastab ka tõele. Ja seeläbi jõuab inimeseni info, mis justkui peaks olema tõetruu, sest see tuleb ju adekvaatsest allikast, tuntud poliitikult, kes ometi peaks rääkima tõtt, aga tegelikult siis tuli välja, et näed, nii ei olegi. Ja võib-olla sellise nagu laiema pinnalise populismi raames see faktikontroll maailmas hakkas vaikselt tekkima ja ma ei arva, et Eestis on kuidagi ekstra hullusti või ekstra halvasti, aga ma arvan, et me oleme täna ühiskonnana seal, et hoida poliitikuid natukene sellise vastutuse all, tuletada meelde, et see info, millest me järeldame asju, see info, mida me inimestele esitame, et see peaks olema tõetruu ja tõestuspõhine ja sellest missioonist me ka lähtume. Aga siin just eelmine tund toodi välja see asjaolu, et jah, et te teete väga head faktikontrolli, aga ühiskonnas et selgitate välja, ajab padaja. Aga ometigi nagu ühiskonnas ei teki kuidagi, ei ole sellist suurt vastumeelsust või võeta tõsiselt seda
et kas on tõde või vale, et kus meil see väärtustega on läinud natukene viltu või kas on Eesti omapära või see on maailmas? Ma arvan, see ei ole üldse Eesti omapära, et me selgelt näeme, et selline populismi kasv poliitilisel tasandil on selgelt tendents läänemaailmas, lääneriikides ja Eesti on lihtsalt osa sellest. Ja võib-olla väitlusseltsi perspektiivist lihtne öelda on see, et meile tundub, et tihti üks osa sellest põhjusest või taustast on see, et needsamad oskused, millele me viitame, kriitiline mõtlemine, infopädevus, meediapädevus, oskused, on midagi, mida võib-olla tänane koolisüsteem veel liiga hästi ei õpeta ja ei arenda. Ja see, et me näeme oma töös selgelt, et see oleneb väga selgelt koolist ja õpetaja motivatsioonist, kui palju ta on huvitatud selliste üldpädevustega oma aineraames näiteks tegelema. Et väitlus ja eriti võistlusväitlus lõpuks on ikkagi meetod nende oskuste õpetamiseks ja tõsi, ta on paljude jaoks tore ja me korraldame võistlusi ja nii edasi, aga tegelikult selle taust ikkagi on kasutada meetodit, mille osas me teame, et see on väga efektiivne nende oskuste õpetamiseks. Ja meie huvi tingimata ei ole see, et iga noor Eestis peab tahtma väidelda, sest väitlus kompleksharjutusena on ikkagi võrdlemisi selline võib-olla hirmutav ja nõuab mõningaid oskusi ja eeldusi, mida igaühel ei pruugi olla ega ei peagi olema. Aga võib-olla meie jaoks isegi olulisem on see, et iga noor koolisüsteemist saaks kätte oskuse, kuidas koostada argumenti, kuidas tunda ära teise inimese jutus argumenti, kuidas saada aru, millist infot mulle esitatakse, ehk needsamad oskused. Ja meie hüpotees on see, et kui need oskused on rohkematel inimestel käes, kui rohkemad noored tulevad koolisüsteemist nii välja, siis ka sellise populismi levik, sellise võib-olla mind ei huvita, kas fakt või mitte levik väheneb, sellepärast et inimene oskab kriitilisemalt suhtuda. Siin infoga, kui tuua välja, ma lihtsalt võrdlen enda noorust, et tol ajal see info hulk, mis mulle jõudis näiteks gümnaasiumis kohale, jah, internet oli tulnud, Postimehel oli vist juba veebileht, võib-olla 12. aga ütleme, et see info hulk ei olnud väga suur. Nüüd, kui ma vaatan kas või enda põhikoolis käivaid noori, siis nendel tuleb seda infot, see infotükkide hulk, mis päeva jooksul 1/8 tarbib, on kindlasti 100 korda, võib-olla 1000 korda suurem kui see, mida mina omal ajal tegin. Et kas selle info hulga puhul on üldse võimalik enam kriitilist mõtlemist hoida? Ma arvan, kindlasti on. Selle info puhul tasub, eks ole, ka jälgida, et tihti infoga nii-öelda tekitab juurde seda samalaadset infot, eks ole. Kui me vaatame noorte puhul allikaid, mida nad tarbivad, aga sageli, eks on see sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia teatavasti ju tekitab selliseid kõlakambreid, käekambreid, mis võimendavad seda informatsiooni, mida ma niikuinii tarbin. Mis tähendab, et ligipääs üldse sellele objektiivsele informatsioonile, kui me juba alguses peale seda ei ole valinud, on piiratud. Ja igal sammul see, et ma tunneks ära ja oskaks aru saada, mida ma siis tarbin ja mis informatsioon mul on, selle jaoks see kriitilise mõtlemise oskus ja meediapädevusoskus, infotarbimisoskus ongi oluline. Ja muidugi on raske. Minul on ka raske isegi oma selles kajakambris, kus mulle meeldiks mõelda, et on mõistlik info. Aga tihti ikkagi juhtub nii, et raske on aru saada võib-olla teisest osapoolest. Raske on näha, et miks teine inimene võib nii mõelda või niimoodi uskuda, kui see infoväli või kultuuriline taust just, kui siin Eesti väikeses riigis on ju meil kõigil sama, et siis väitluse üks selline nagu lisaosa või lisa selline oskus on näha mündi kahte külge, on näha seda, et minu arvamus on võib-olla see, aga teisel pool on ka argumendid. Ma ei pea neid argumente pidama oluliseks, ma ei pea neid uskuma isegi, aga ma saan aru, et isegi kui kellegi vaated erinevad minu omast kardinaalselt, et siis sellest hoolimata tal on ka vaated ja need tulevad kuskilt. Ja et kui ma enne mainisin sellist infoküllust ja valeinfolevikut ja populismi ühe sellise suure ühiskondliku murekohana, millega siis väitlusoskused tegelevad, et siis selline polariseeritus on nagu teine pool. Et me elame paratamatult ühiskonnas, kus inimesed üha enam vastanduvad
ja vastanduvad just teemadel, mis on väga südamelähedased või väga olulised inimeste jaoks, erinevad väärtusküsimused, traditsioone puudutavad küsimused, täna, eks ole, kõik see tervisekriis, mis meie ümber on, ja väga tihti inimeste murekoht algab sealt, et nad ei saa aru, kuidas inimene võib teistmoodi mõelda. Ja see on üks asi, mida väitlusoskused arendavad, et ma õpin maast madalast aru saama, et argumente on väga palju, lihtsalt mina usun võib-olla mõningaid neist, aga teised usuvad teisi ja selline empaatia ja võimekus ennast panna teise inimese olukorda aitab kaasa sellele, et ma suudan ka lihtsamini, eks ole, seda nii-öelda joont või meie vahet ületada ja teise inimesega ka dialoogi astuda. Aga nüüd ma küsiks, et kui sa suudad, ma eeldan, et tugeva väitlejana suudad sa argumenteerida mõlemat poolt enam-vähem igas teemas. No enam-vähem. Aga kuidas sa otsustad, kumba poolt sa tegelikult usud? Ma arvan, et seal on natuke erinevaid asju. Üks asi on see, et tõenäoliselt ikkagi on mõningad teemad, kus ühe poole argumendid on tugevamad. Et ma võin küll argumenteerida teisele poole ka, aga need ühe poole argumendid on selles mõttes tugevamad, et nad puudutavad suuremat osa ühiskonnast, nende mõju on tugevam, nad väärtusmõttes tunduvad õigemad. Aga ma arvan, et on ka palju teemasid, kus sellist ühest vastust on palju raskem anda ja nendes küsimustes ma arvan paratamatult inimese maailmavaade, väärtustaust, kultuuriline taust mängibki olulist rolli ja see ongi okei, inimesed ongi erinevad. Ja ma arvan, et on väga palju teemasid, kus ei olegi õiget vastust ja erinevad argumendid mõjuvadki inimestele erinevalt ja see on ka okei. Lihtsalt oluline on see, et ma selle otsuse, et mis maailmavaadet ma siis toetan, baseerin argumentidele, mida ma kuulen, mitte lihtsalt selle peale, et milline poliitiline jõud lubab mulle rohkem, milline poliitiline jõud hirmutab mind vähem ja nii edasi. Okei. Aga sa nüüd mitu korda toonud seda, et nooreb väitlust, mis vanusest, ütleme, peaks tegelikult või on üldse noor inimene valmis nagu nii ühiskondliku debatti või seda sügavamat analüüsi tegema, kuna seal on ju mingi kontekst vajalik? Ma ütleks niiviisi, et argumenteerimisoskuse omandamiseks ei ole sellist vanust. Minul on kodus 4-aastane ja tema ka argumenteerib. Tema ütleb, et tema ei taha ja kui ma küsin, miks sa ei taha, ta ütleb, talle ei meeldi. No see on tema võimekus täna. No mul on usku, et äkki ta areneb loodetavasti, aga juba see, et ma näen, et ta proovib ikkagi seletada, miks ta midagi mõtleb ja me näeme, et ka näiteks meie koolitustel on algklassiõpetajaid, kes ütlevad, et jaa, et kasutan ka seda meetodit, küll, eks ole, oluliselt lihtsustatumalt, eesmärk on võib-olla natuke teine, aga see, et õpetada väljendama enda arvamust, küsima, miks asjade kohta, mida sa näed enda ümber, selle jaoks ei ole vanust. Ehk siis argumenteerimisoskuse arendamiseks vabalt, mida sel hetkel, kui ma rääkima hakkan vaikselt, eks ole, eakohaselt saan alustada. Võib-olla sellise nagu formaadi väitlusega tegelemiseks, kui sellise nagu kompleksharjutusest rääkida, et siis me ütleme väitlusseltsis, et ütleme selline 7., 8., 9. on selline vanus, klass siis tähendab, on selline vanus, kus tasub alustada. Ja peamiselt just sellepärast, et siis, eks ole, noor on piisavalt vana, et ta on võimeline nagu infot tarbima, ta on võimeline lugema erinevate ühiskondlike kontseptsioonide kohta, tal on piisavalt eelteadmisi, et ta nagu mõistab, kuidas maailm enam-vähem toimib ja muidugi me näeme, et kui me võtame 8. klassi õpilase ja 12. klassi õpilase ja paneme need ruumi kokku, et siis nad üldjuhul päris samal tasemel veel ei ole, aga selline, ütleme, 3. kooliaste on juba täiesti okei. Aga kui nüüd tahaks mingi hetk, ma kusjuures mõtlesin täiesti väitlemise peale, kui mul natuke rohkem aega siin elus oli ilus aeg. Aga tolle hetkel ma nagu ei suutnudki leida, sest ma nägin, et TTÜ-s oli, aga see tundus tudengitele, kuna ma kuskil ei õppinud, siis mina ei näeta, ma olin täiskasvanu. Aga nüüd, kui nüüd mõni noor mõtleb, et õpiks seda väitlemist ja natukene, et kus või kuidas seda üldse, kes õpetab? Koolinoorte puhul üldjuhul tegeleb sellega kool, mitte küll igas Eesti kohas, mitte igas Eesti koolis, aga kõige mõistlikum on kõige esimese asjana uurida oma koolist, et kas meil on mingisugune väitlusring, kas meil on mõni õpetaja, kes on varem tegelenud sellega. On palju koole, kus on väitluse valikaine gümnaasiumis, on koole, kus on väitlus huviring, on koole, kus ei ole midagi. Kui mina nüüd olen sellisest koolist, kus ei ole midagi, siis kindlasti tasub väitlusseltsile kirjutada
ja me kibekiirelt katsume leida lahendusi nendes kohtades. Et suuremates linnades on võimalik liituda näiteks mõne muu kooli väitlusklubi, väitlushuviringiga, et üldjuhul väitlusklubide juhendajad on avatud sellele ja koolid samamoodi, ja Tallinnas tegutseb ka ülelinnaline väitlusklubi. Aga võib-olla väiksemates kohtades jah, kus see ligipääs on väiksem, et siis meie poole ikka jõuab noori pidevalt, kes tulevad selle küsimusega, et minu koolis vist ei ole, mida ma võiksin teha, ja siis me aitame koos mõelda. On koole, kust sellest on saanud alguse midagi, on koole, kus see läheb raskemalt, aga sellist nagu võistlusväitluse aktiivset tegevust on võimalik teha aga täitsa nii, et mul on mina ja mu 2 sõpra ja isegi kui mul koolis midagi ei toimu, et siis väitluselt saite natuke kaasa ja on võimalik tegeleda ka siis. Et vähemalt 2 peaks olema. Alla 2 ei saa väidelda. Ütleme niimoodi, et keskkoolide väitlusformaadis, kui me räägime sellest tõesti, tahan osaleda võistlustel ja käia meistrivõistlustel, mis on nagu olümpiaad, et siis on vaja jah 3 inimest, et tekiks võistkond. Aga meil on ka olukordi, kus sellist võistkonda ei ole tekkinud oma koolis, et siis noor on leidnud ka väitlussotsi-abiga üle Eesti mõne teise samamoodi üksiku noore. Et selles mõttes kõige lihtsam on muidugi minna oma kooli, mul öeldakse, et näed, siin on väitlusklubi, mine hakka väitlema. Paratamatult igas kohas me täna veel sealmaal ei ole, aga et kui endal ikkagi on tahe ja huvi, et siis me üldjuhul oleme leidnud lahenduse. Aga nüüd kindlasti noored mõtlevad, et okei, mul on jalgpall, mul on veel 10 asja, et kas on, et mis eelise, lisaks sellele, et ma saan populistist aru, aga mind see poliitika veel ei huvita absoluutselt, et mis see väitlusoskus või mis ametites see võib olla väärtuslik, ütleme, vundament? See on hea küsimus. Mina läksin väitlusklubisse 9. klassis ja mina olin 1. klassist saadik mänginud tennist. Hästi palju mänginud tennist, 5-6 korda nädalas, mulle väga meeldis ja siis ma läksin, ma ei teagi, miks ma sinna väitlusklubisse sattusin ja läksin sinna ja mul hakkas meeldima ja siis ühel hetkel ma tennist enam ei mänginud sellisel hulgal ja ega ma päris täpselt ei tea, miks. Ma arvan, et tõenäoliselt sellepärast, et minule lihtsalt selline nagu mõttesport, mõttemängud, oma aju harjutamine, see oli minu jaoks lõbus ja põnev. Ja ma ei ole kindel, kas ma 9. klassis mõtlesin nende oskuste peale, mis ma saan. Mul oli tore, ma sain palju sõpru, kõik sellised huviringidega kaasnevad tavapärased asjad, mis juhtusid, kõik minul juhtusid. Küll aga täna, kui meie noored tulevad, siis väga sageli neil on seesama küsimus, et mis ma siis nagu saan või mis ma oskan või mis ma õpin. Kõige sellisemad esimesed asjad, mis me ütleme tavaliselt on see, et eesti keele õpetajad ütlevad, et väitlustaustaga noored kirjutavad lõpukirjandeid kõrgematele tulemustele, sellepärast, et nad on võimelisemad panema teksti sisse informatsiooni efektiivsemalt, eristavad olulist ebaolulisest, suudavad struktuurselt kirjutada, argumente lisada, näiteid tuua, silmaring on suurem ja nii edasi. Ehk siis sellised nagu konkreetsed juba seal koolis kasuks tulevad osad. Mõni tuleb meie juurde sellepärast, et ta tunneb, et ta ei julge või ei oska üldse rääkida, eriti just teiste inimeste ees, ja ta teab, et tal on näiteks uurimistöö kaitsmine või mõni muu koolis selline olulisem moment ja tulevad ja saavad selle läbi abi. Ülikoolide sisseastumisintervjuud, mida tänapäeval on üha rohkem, Eestis ka, on taaskord üks koht, kus noored ütlevad, et väitlusoskustest on kasu. Ma suudan demonstreerida oma silmaringi, sest ma olen mitu aastat tegelenud alaga, mis õpetab mind, tänu millele ma olen uurinud ja lugenud paljude erinevate teemade kohta, on see siis välispoliitika, on see siseriiklikud küsimused, väärtusküsimused, et mul tekib mingisugune selline silmaring, mida võib-olla teisel keskmisel noorel ei ole. Sealt edasi juba ülikoolis endas, eks ole, on üha rohkem selliseid õppevorme, mis nõuavad ikkagi kas kirjalikku või suulist eneseväljendust ja argumenteerimisoskust, mis taaskord annavad siis mulle nagu lihtsama võimaluse hakkama saada. Ma pean panema vähem tööd sinna sisse ja mul on lihtsam. Ja ametite mõttes, eks ole, kõik ametid, mille eeldus on see, et ma suhtlen, on need ametid, kus väitlusoskused kindlasti mind aitavad. Ja meil ei ole nii, et kõik väitlejad teevad ühte sama ametit, võib-olla seal mõned tendentsid on, et seal võib-olla juura ja kommunikatsioon ja ajakirjandus ja mingid sellised
suunad ikkagi on, mis natuke välja joonestuvad, aga meil on väitlusvilistlasi, kes teevad täitsa igasuguseid erinevaid asju ja täna matemaatika ja füüsika süva. Just, ja täna ütlevad näiteks ka teadlase karjääri puhul, kuidas on ikkagi väitlusoskused neid aidanud või meil on siin viimaseid vilistluslugusid oleme teinud, kuidas ka filmitegija ütleb, et argumenteerimisoskusest on talle väga palju kasu olnud teadlane, ja nii edasi, eks ole, et ma arvan, see on selline nagu maailmapildi ja mõtlemisvõime arendamine, mis lõpuks, mida ma ei oska mina samamoodi 9. klassis väitlema minnes, ma ei osanud midagi aru sellest, aga tagantjärele on see, mis ma näen. Aga olgu, väitlemine on jumala kasulik, aga räägime nüüd veidikene sellisest tumedamast poolest, ütleme, dark side of väitlemine. Et ka manipulatsioon, demagoogia ju tegelikult kasutavad üsna palju seda väitlemise elementi, et nad ju argumenteerivad, nad tunduvad jumalast mõistlikud, aga mille poolest erineb nii-öelda, ütleme näiteks demagoogia korralikust väitlemisest? Ja mis on demagoogia võib-olla? Demagoogia on kõige lihtsustatumalt mõtlemisvigade ja erinevate veenmistegurite kasutamine, mis ei ole argumenteeritud sisu, nende kasutamine siis inimese mõjutamiseks. Hästi lihtsustatult on mitu erinevat veenmistegurit, mis inimest mõjutavad. Meile väitlusseltsis meeldiks mõelda, et argumenteeritud suhtlus ja väga hästi argumenteeritud sisu on see ainuke peamine, aga paratamatult nii ei ole. Inimest mõjutavad väga emotsioonid, inimest mõjutavad väga maine või see, kellega ma parasjagu suhtlen. Ja tihti need erinevad muud tegurid, kui inimene astub ruumi, ma alateadlikult teen päris palju järeldusi inimese kohta juba enne, kui ta üldse oma suu lahti teeb. Ja need erinevad tugevad emotsioonid ja mõtlemisvead, mis inimestele irratsionaalsusest tekivad, on need, mida demagoogia kasutab. Näiteks hirmutamine, ehk siis kasutades võib-olla sõnu ja selliseid seoseid, mis tekitavad inimeses hirmu, võtab inimesel vähemaks tema võimekust parasjagu hinnata, et kas selle hirmu taga on ka argument või seal taga on tegelikult mingisugune mõjutamisviis, sellepärast et hirm on nii tugev emotsioon, et inimene hirmu pinnalt on palju asju võib valmis tegema. Samamoodi muud demagoogia võtted, üks tavapärasemaid samamoodi inimese ründamine, mitte inimese sisu ründamine, et sina seda küll öelda ei saa, sest et sina oled paduliberaal või süvakonservatiiv, et järelikult see, mis sa ütled, see on kindlasti jama, mõtlemata sellele, et kas see, mida ta päriselt ütleb, on siis argumenteeritud sisu või mitte. Ja selles mõttes demagoogiat kasutavad kõik inimesed lõpuks, sest et me kõik oleme omajagu irratsionaalsed, me kõik omajagu teeme neid loogikavigu ja sellepärast demagoogiaga töötab. Väitlusoskused annavad suurema eelise selle jaoks, et ma ise kasutan vähem demagoogiat ja veel enam, et ma tunnen siis ära, kui teine inimene minu vastu demagoogiavõtteid kasutab. Okei. Sest põhiliselt demagoogiavõtted on seal arutleva hariduse õpikus olemas. See link tuleb noortele ilusasti siia video alla ja see panen ka leheküljed juurde, mis on kohustuslik lugemine selles tunnis peale videot. Et ära tunda, et ka tegelikult demagoogia võib ka ju liigitada valeks, et kui nad otsivad valesi, et kui keegi kasutab demagoogia nippe, siis see on ju valeinfo. Jah, selles mõttes küll, et ta üritab, ta loob, eks ole, inimese jaoks vale kuvandi, ta loob vale seose, mis on loodud nii, et inimese enda irratsionaalsuse tõttu ma olen seda tõenäolisem uskuma. Ja selles mõttes on ta tõesti inimese eksitamine ja eriti, kui seda on teadlikult tehtud, eks ole. Vot siin ongi nüüd tahtlikkuse küsimus, see on ka selline huvitav, et kui ma olen hea väitleja, siis ja ma tean ka kõiki neid nippe, siis tegelikult ma ju saan seda kõike tahtlikult teha. Samal ajal võib-olla mõni inimene, kes on selle 6-7 hulgas, võib-olla ka peale gümnaasiumi lõpetamist, ta isegi ei saa aru, et kui suur osa ühiskonnas praegu nii-öelda eksib selle hea väitlustavade vastu seetõttu, et nad tahavad, teadlikult eksivad ja kui suur ühiskonnas kipub eksima lihtsalt seetõttu, et nad ei mõtle selle peale. Et ma tean sul statistikat, aga ütle selline tunnetuslik. Mina ütleks nii, et paratamatult on poliitilisi jõude
ja ma arvan, ei saa öelda, et mõni on hullem kui teine isegi, kes kasutavad erinevaid meetodeid, mis peaks tekitama inimeses emotsioone, mille pinnalt ta teeb oma valikuid. Ja suunama inimest siis ära sellelt, et ta kaalutleks oma otsuseid läbi või kaaluks oma otsuseid läbi. Inimesega on nii, et ratsionaalne mõtlemine, otsuse kaalumine, erinevate argumentide hindamine on inimese ajule hästi koormav. Ja sellest tulenevalt inimese aju on ehitatud nii viisi, et me väga palju oma otsuseid teemegi hästi kiiresti, hästi vastikult, erinevate stiimulite pinnalt. Ja see ei ole tingimata halb asi, see on selle jaoks, et me jõuaks siis ka vahepeal teha rasket ratsionaalset mõttetööd. Probleem tekib siis, kui need erinevad jõud või inimesed üritavad siis panna mind tegema kiiresti otsuseid siis, kus ma peaksin neid päriselt läbi mõtlema. Ja võib-olla 2 kõige lihtsamat näidet ongi võib-olla selline populistlik poliitiline kommunikatsioon ja siis ütleme keskmine reklaam, mida ma näen telekast, mis igas olukorras ei ole halb asi. Reklaamil on kindlasti väga palju positiivseid asju ka, aga tõenäoliselt reklaami miinusküljed tekivad siis, kui reklaamis kasutatakse võtteid, mis panevad inimesi kiireid otsuseid tegema teemadel, kus nad peaksid neid läbi mõtlema. Võib-olla tervist kahjustav käitumine, finantsotsused, erinevad kohad, kus võib-olla vahet ei ole, kas ma ostan täna persilit või ajaksit, eks ole, aga võib-olla on vahe, milliseid finantsotsuseid ma näiteks teen. Sellistes olukordades võib-olla see ohu küsimus on suurem, aga sellest tulenevalt ka tihti, eks ole, sellistes küsimustes näiteks reklaam on ka reguleeritud, neile seal peavad olema ka väiksed teadaanded, et hei, näed, et nüüd on see koht, kus mõtle hoolega, sest et tavaliselt see on selles 8 fondis ja see on omaette küsimus, kas see on piisav, on samamoodi erinevaid debatte, ka väitlusteemasid sellest, et kas mõningaid reklaame tuleks rohkem piirata, kus tuleks piirata, kas mõnda reklaami peaks üldse olema ja nii ju ka on, et mõningaid reklaame ei olegi enam lubatud teha või inimesteni viia, et eks see on selline riiklik kaalutamisküsimus, aga eks muidugi on nii, et palju on seda infot või palju on seda mõjutamist, manipuleerimist, aga taas kord, et kuna me ei jõua inimestega tõenäoliselt kunagi sinnamaani, et seda üldse ei ole, et siis meie perspektiivist olulisem on see, et inimesel oleks oskused ise aru saada, et ma otsustan, millal ma lasen manipuleerida ja millal mitte. Aga sellega seoses mulle näited meeldivad, et kindlasti viimasel ajal on meedias, et võib-olla tooksid välja nii-öelda mingi 2 telge, kus tegelikult mõlemal poolel on olnud neid argumente. Aga ütleme, ühel võivad tugevamad, nõrgemad olla, aga kus sa oled jälginud huviga, et kus ärme lähme päris sinna võib-olla Vabaduse väljaku ja sellise, ütleme, kus on väga raske ühele poole. Et mis on olnud põnev ühiskondlik debatt viimase aasta, poole aasta? No ma arvan, ilma selleta, et minna sinna Vabaduse väljakule, et ega seal koroona teemas on väga palju selliseid debatte. Ja muidugi koroona puhul, eks ole, üks suur põhjus, miks väga raske on seda debatti hinnata või seda jälgida, on see, et nüüd täna võib-olla veidi vähem, aga alguses eriti oli nii palju infot, mida me ei teadnud. Ja sellest tulenevalt inimesed pidid argumenteerima, tegema otsuseid vastavalt sellele, mis info meil parasjagu oli ja täna me teame, et kõik see ei olnud võib-olla kõige tõesem, aga eks meil oli see, mis meil oli ja sellega pidime otsuseid tegema. Aga ma arvan, kõik sellised küsimused, et kui palju piiranguid on adekvaatsed, mitte terviseküsimustes, eks ole, kus võib-olla on mingisugused õigemad, selgemad vastused, aga just küsimused selles osas, et kui palju riik võib inimest piirata, kui palju see on lõpuks inimese enda otsus, kui ta paneb oma tervise ohtu, kus maalt enda tervise ohtu panemine mõjutab piisavalt kedagi teist, et seda tuleks piirata. Et kõik võib-olla sellised nagu inimese ja riigi vahelised küsimused, mis meil ka igapäevaselt muidu on kogu aeg, eks ole, teemaks, et kui palju riik võib piirata mind erinevates muudes olukordades, kui palju, ma ei tea, riik võib privaatsust rikkuda selle nimel, et turvalisust meile tagada, et need küsimused on kogu aeg üleval. Lihtsalt koroonaaeg selles mõttes on olnud põnev, et kuna nii aktiivseid ja sellisel kujul piiranguid ei ole ju kunagi varem või ütleme meie viimasel ajal olnud ja enamus inimesed ei mäleta selliseid väga erakordseid aegu üldse, et siis, eriti just noored inimesed, et siis kõik sellised küsimused, et kui palju siis, kus see inimese ja riigi suhe on ja mille jaoks see riik meil on ja mis hetkedel riik ütleb, et nüüd inimene
arva, mis sa tahad, aga nüüd on nii. Sellised küsimused on väga põnevad ja need on väga sageli ka, ütleme, väitlustes noortega ühed põhiküsimused, et me võib-olla seal alustame prostitutsioonist ja kanepist, aga lõpuks need samad küsimused on ühiskonnas meil kogu aeg üleval. Ja, sest see on nende jaoks ka. Kas sa tead, kus teljel sa umbes oled näiteks sõnavabadusega, kui palju peaks piirama, kui palju peaks, et oled mõelnud, et kas sõna peab täiesti vaba olema, et igaüks, nagu me oleme meediast lugenud, ütleb, mis sülg suhu toob, või siis teine äärmus on see, et me vastutame, et meil võib iga kell kohtusse kaevata, et kus sa ise tunned, et kui sa ei taha ära vastama, saan aru. Oluline on see, et me just oma õigustunnis koolis, kui me kursust alustame, et siis me räägime sellest, me räägime põhiõigustest ja kuidas on üldse meie selline üldine süsteem üles ehitatud, et tihti on nii, et inimesel on tunne, et mingi õigus on minu põhiõigus, et on see sõnavabadus või mis iganes, et see peab mul olema. Aga tegelikult on ju nii, et peaaegu, et ei ole ühtki õigust, mida ei piirata absoluutselt, et iga õigusega on nii, et kuskil tuleb ette piir, kus sellepärast, et üldjuhul on mitu õigust, mis on vastanduvad, eks ole. Sõnavabadusega vastandub tõenäoliselt inimväärikus, kellegi sõnavabadus, kellegi nagu suur solvumine, inimväärikuse rikkumine, eks ole. Ja need alati põrkuvad ja eks riigil on siin raske küsimus ja erinevates riikides on seda erinevalt otsustatud, et kus me siis selle piiri paneme, et kelle õigust me parasjagu üleval hoiame. Ja mulle tundub, et tihti üldse ühiskonnas, aga ka noortega, keda me näeme nagu tulemas alguses näiteks väitluse juurde või kellega me kokku puutume, et hästi tugevalt on selline minu õiguse tunne hästi tugev ja raske on näha, et selle õigusel on ka mingi teine külg või kedagi selle õiguse rakendamine ka riivab. Ja võib-olla selline nagu arusaamine, et alati või peaaegu alati on mitu õigust, mis omavahel põrkuvad ja tõenäoliselt on keegi teine, kes saab haiget või tunneb, et teda on riivatud ja et seal on kuskil piir ja see on okei, et see piir on meie meelest erinev, et see ei pea olema sama, aga võib-olla sellise algse nagu tunde murdmine, et mingi õigus on absoluutne, et sealt alustades, ma arvan, me juba astume sammu võib-olla kaugemale, kui me päris paljudes osades täna oleme. Et see on jah, ma ise muidu ütleme, et õigustega, vaid interneti turvalisusega. Kipun ka ütlema, et ühes otsas on turvalisus, teises otsas on mugavus. Sa ei saa mitte kunagi mõlemat. Et sa peadki valima. Eks õigustega on sama, et ühel pool on see, et ma saangi mina, aga teiselt poolt on ühiskond meie ümber. Aga peame lõpetama hakkama, sest muidu nad ei jõua enam õpikut lugema minna. Et küsiks nüüd lõpetuseks sellist asja, et oletame, et ei ole koolis väitlusringi, oletame, et ikkagi tahaks jalgpalliga tegeleda. Mis on sellised väike, kas on mingid veebi videokanalid, on mingid kohad, kus võiks vähemalt ennast kas või subscribe'ida, jälgida, et olla kursis veidi selle arutluse, argumenteerimise ja kõige muuga, valeinfoga näiteks? Ma ütleks, et kindlasti jälgige Eesti väitlusseltsi tihti panen lingi alla. Tihti jagame informatsiooni, mis on igaühele kasulik ka siis, kui aktiivselt väitlusega ei tegele. Ma ütleks, et kindlasti on erinevaid raamatuid, mida võib lugeda, on erinevaid infokanaleid, mille eesmärk ongi, eks ole, inimestele anda informatsiooni. Kas või see, et ma loengi korra nädalas seda faktikontrolli, jälgin, eks ole, et kuidas ma infot tarbin, jälgin seda, et ma ei tarbi ainult ühte infokanalit, et ka Eestis, eks ole, meil on küll võib-olla meediamaased vähe, aga väike võib-olla ideoloogiline taust on neil kõigil ja see, et ma tarbingi erinevat informatsiooni, juba näitab mulle, kui erinev on maailm ja sunnib mind natuke nende vahel valima. Soovitan väitlusseltsi YouTube'i kanalit kuulata läbi demagoogia klippe, kõike muud selliseid asju teha ja väitlusselts korraldab ka aeg-ajalt üritusi, mille eesmärk või mis on mõeldud nii, et ma käingi ühe korra, eks ole, et oma jalgpallis ma saan edasi käia ja väitlus seda minut ei võta, aga võib-olla korra nagu argumenteeritud suhtlusoskuste arendamisega võin tegeleda ikka. Ja ega väitlusega ei ole nii, nagu minul oli, et hakkasin väitlema ja siis teised hobid nagu jäid tahaplaanile, et meil on väga palju noori, kes käivad korra nädalas, üle nädala, käivad väitlusklubis kooli juures, neile meeldib, aga sellega nende see huvi ikka piirdub, et nad ei taha
käia võib-olla võistlustel või nende jaoks väitlus ei ole kõige olulisem asi elus ja see on sellest täiesti piisab. Võib-olla oluline on see, et ühel ajamomendil ma teadvustan, et mis on need oskused, mida minul on vaja, et olla väga edukas ühiskonnaliige ja neid ma arendan täpselt nii palju, kui mul parasjagu on selle jaoks aega. Okei, suur tänu. Ja enne kui lõpetan, siis taaskord, palun ärge unustage testi. Järgmine nädal on iseseisev töö ja siis tulevad juba uue mooduli materjalid. Et suhtleme Discordis, saatke asjad õigeaegselt ära, siis te saate minult ka videona tagasiside. Kes hiljaks jääb, see videot tagasisidena ei saa. Ja see on karm ähvardus. Ja peatse kohtumiseni. Tšau!